Kuule, mul on uut telefoni vaja. Mõtlesin, et näed, võtaks sellise. Vaata, siin on 400-ga saadaval, on ju. Et see pole mingi supertelefon, on ju, ei midagi erilist, aga ma mõtlesin, et hakkaks raha koguma. Kuidas ma teada saan, kui kaua ma koguma pean? Kas ma pean 6 kuud või aasta või 5 aastat? Tead, see on tegelikult lihtne. Ma pean kasutama lineaarvõrrandit. Aga kas sina tead, mis asi see on ja kuidas seda lahendada? Kui ei tea, siis tere tulemast videoõpsi matemaatikatundi. Mina olen Kristo ja täna on meil teemaks lineaarvõrrand. Võtamegi selle võrrandite teema jaoks sellise näite, et sul on vaja koguda raha, et osta uus telefon. Ja telefon maksab, no võtame, mis need telefonid maksavad, no ütleme mingi keskmine nutitelefon on tänapäeval 400 eurot. Minu meelest hirmus kallis, aga okei. Ütleme nii, et sa said sünnipäevaks 100 eurot nii-öelda seemneks, et see raha on sul olemas. Sa ei laristanud kohe mingi muu asja peale ära. Ja no oletame, et sa tahad selle jaoks raha kõrvale panna. Teenid ise ka natuke raha, käid lapsehoidjaks või koristad talvel lund või no saad taskuraha, igal juhul oletame, et sa saad 25 eurot kuus. Ja meil on vaja teada saada, mitme kuuga sa selle raha kokku saad. Me võiks muidugi lihtsalt ka oodata, et no äkki järgmisel kuul saan täis ja kui ei saa, siis no äkki järgmisel kuul, aga see ei ole väga nutikas lähenemine. Seepärast kasutame parem matemaatika maagiat ja teeme selle asja hoobilt selgeks. Esmalt oleks meil vaja siis välja mõelda, kuidas seda kõike matemaatika keeles väljendada. No võtame esmalt selle eesmärgi, 400 eurot. Ja nüüd siia tuleb võrdusmärk. Me peame jõudma selleni, et siin teisel pool oleks ka 400 eurot. Ja see teine pool peaks kajastama siis neid vahendeid, millega me selle eesmärgi saavutame. Meil oli 100 eurot seemneks, eks ole? See on see püsiv osa. Ja sellele tuleb meil otsa liita kõik see, mida me teenime igakuiselt. Ja me teenime 25 eurot kuus, eks ole. Ja nüüd tuleb meil siia võrrandisse paigutada see osa, mida me ei tea. Ehk siis me ei tea, mitu kuud meil kulub. See on meie tundmatu Mr. X, salapärane mees. Ja enne imet ongi meil ühe tundmatuga lineaarvõrrand. 400 võrdub 100 pluss 25x. Aga lineaarvõrrandid kirjutatakse üldiselt kujul ax pluss b võrdub 0. Ja kui teil tekib hämming, et see pole ju sama, mis siin meil oli, siis tegelikult on. See on lihtsalt üldistatud kuju. Ja meie raha kogumise võrrandit saab ka täitsa sellisele kujule üle viia. Sest tuletame varem õpitust meelde, et võrrandi pooli võib vahetada. Ehk siis ma võin kirjutada selle võrrandiga 100 pluss 25x võrdub 400 ja see on ikka see sama võrrand. Ja muidugi me teame, et summa ei sõltu liidetavate järjekorrast. Ehk siis ma võin kirjutada ka 25x pluss 100 võrdub 400 ja see on ikka see sama võrrand. Ja muidugi liidetavaid võib viia ka võrrandi ühelt poolelt teisele, muutes nende liidetavate märgid vastupidiseks. Ehk siis, kui ma tahan siiapoole 0 saada, siis see 400 võib vabalt kolida teisele poole, aga seal peab ta endale miinuse külge võtma. Ja noh, siis ma võin ju selguse huvides ära teha ka tehte 100 miinus 400, saan siia 25x miinus 300 võrdub 0. Ja kes nüüd mõtleb, et siin on ju miinus mitte pluss, siis me võime kirjutada sellega nii 25x pluss miinus 300 sulgudes. See on lihtsalt negatiivse arvu liitmine, eks ole. Ja kui ikka tundub, et oot, see pole ju ax pluss b võrdub 0, siis see on ju lihtsalt abstraktne väljendusviis, et kuidas lineaarvõrrandid üldiselt on. Igas konkreetses võrrandis on a ja b asemel ikka mingid arvud, eks ole. Meie puhul siis a võrdub 25 ja b võrdub miinus 300. Ja nüüd on õige hetk tutvustada, mis nende lineaarvõrrandi liikmete nimed on. Esiteks on meil lineaarliige ehk ax, meil 25x. Meie näitevaral võib mõelda sellest rahasummast, mis koguneb igakuiste korduvate rahasüstidega. Ja seepärast ongi siin lineaarliikme sees selline tegelane nagu lineaarliikme kordaja. See on see a ehk meie puhul 25, et mitu korda seda tundmatut peab olema, et vajalik tulemus saada. Kui me nüüd mõtleme eluliselt, siis see lineaarliige on meil see osa võrrandist, mis kajastab kasvamist või kahanemist. Meie võrrandis iga korraga väärtus kasvab. 25 korda 1, 25 korda 2 ja nii edasi. Aga kui oleks seal ees näiteks miinus, ehk ma mitte ei teeni iga kuu juurde, vaid kulutan ära, siis kahaneks iga korraga. Seda on väga hea kujutada ka funktsiooni graafikuna, mis on eraldi teema, mida te loodetavasti olete juba õppinud. Igal juhul seal on lineaarfunktsiooni graafik nagu sirgjoon või liin, mis tõuseb, kui funktsioon kasvab või langeb, kui funktsioon kahaneb. Selle järgi võite proovida meelde jätta. Ja siis on vaba liige b, meil miinus 300.
tema vedeleb siin niisama vabalt, kellegagi korrutada pole vaja, ainult liidetakse lõpus juurde. Ja eluliselt oli meie võrrandis 2 vaba liiget. Esiteks see 100, mis me seemneks saime, mis oli selline kindel muutumatu alus, mis alati liideti juurde. Ükskõik, kas ma teenin 3 kuud ehk 75 eurot või teenin 10 kuud ehk 250 eurot, ikka liidame sinna 100 juurde. Ja kui seda graafikul kujutada, siis vaba liige määrab seda, kui kõrgelt see joon kulgeb. Lineaarliikmest sõltub, kas joon on üles või alla suunatud, järsk või lauge, aga vaba liikmest sõltub see, kui kõrgel see joon kulgeb. Kui vaba liige oleks 0, siis oleks näiteks nii, aga kui see oleks 100, siis igas punktis tuleks 100 sellel teljel juurde ja joon kulgeks kõrgemalt. Ja samamoodi on vaba liige see 400, mis oli meil eesmärgiks, sest ka tema on muutumatu, ei korrutata teda millegagi. Ja nüüd, kui me oleme pikalt jahunud sellest, mis see lineaarvõrrand on, siis lahendame ta ära ka. Ja ma juba näitasin, eks ole, et me saame liikmeid tõsta ühelt poolt teisele. Seekord oleks hoopis mõistlik viia siis see 100 siit teisele poole, saame 25x võrdub 400 miinus 100 ehk 300. Ja nüüd 300 jagatud 25 on 12. Ehk siis antud juhul sul kuluks 400 euro kogumiseks 12 kuud ehk aasta. Ja kui sa nüüd leiad, et aasta aega sa küll oodata ei jaksa, siis peab lihtsalt midagi teisiti tegema. Näiteks, kui me võtaksime odavama telefoni, 300 eurose. No, lahendame ära. Või kui sa tahad ikka seda 400 eurost telefoni, pead iga kuu lihtsalt rohkem teenima. Kui sa teeniksid näiteks 30 eurot igas kuus, siis nii, ühe elulise näite ma siis tõin, aga lineaarvõrrandeid kasutatakse tegelikult igal pool meie ümber. Alates sellest, kuidas kujuneb rendiauto või renditõukeratta või taksosõidu hind, kuni selleni, et seda on vaja ettevõttel selleks, et ennustada näiteks tulude kasvu. Üks olukord, mis tuleb lineaarvõrrandite puhul ka veel läbi käia, on see, et aga mis siis, kui seal võrrandis on 0? Kui vaba liige on 0, siis pole probleemi. Aga kui lineaarliikme kordaja on 0, siis see ju tähendab, et 0 korda x võrdub 0 ehk lineaarliige kaob lihtsalt ära. Ja siis on meil hoopis uus olukord. Siis sõltub kõik vaba liikmest. Kui vaba liige ehk b võrdub ka 0-iga, siis on kõik hästi. 0 võrdub 0. See on samasus ehk tõene võrdus. Mõlemal pool on sama asi. Lihtsalt see tähendab, et x võib olla milline iganes, ükskõik mis arv, sest temast enam ei sõltu midagi. Aga kui lineaarliikme kordaja a on 0 ja vaba liige b ei võrdu 0-iga, vaid on näiteks 2, siis on kõik läbi. Matemaatika läheb katki. Ei noh, tegelikult tekib meil olukord, kus 2 võrdub 0, aga see pole ju tõene, nii ei saa olla. Seega sellest võrrandist asja ei saa. Sellel puudub lahend ehk pole lihtsalt ühtegi x-i väärtust, mille korral see võrrand oleks tõene. Ehk no näiteks meie näites, kui mul oleks seemneks see 100 eurot, aga ma saaks igas kuus 0 eurot, siis mul ongi alati ainult see 100 eurot. Ma ei saa kunagi juurde, ma ei jõua iialgi selle 400 euroni. Vot nii, vist aitab. Aga mis me siis täna õppisime? Esiteks, lineaarvõrrand on võrrand kujul ax plus b võrdub 0. Teiseks, lineaarvõrrand koosneb vaba liikmest ning lineaarliikme kordajast ja tundmatust, mis kahekesi kokku annavad lineaarliikme. Kolmandaks, lineaarliige väljendab korduvat ja kasvavat väärtust ja vaba liige püsivat muutumatut väärtust. Aitäh vaatamast! Kui sulle see video meeldis ja sa tahad rohkem selliseid näha, siis jumala eest vajuta telli, otsi meid üles Facebookis ja Instagramis ja räägi meist kindlasti oma sõpradele ja sugulastele ja tuttavatele. Ja anna meile kindlasti teada, milliseid teemasid me sinu arust järgmiseks käsitleda võiksime. Praegu aga nägemist järgmise korrani.